täna muidugi seda raske loota, aga hea õnnestumise korral võimatu pole miski. Pärnakad on võitnud kõrgliigas Nõmme Kaljut viimaste aastate jooksul, küll ainult ühe korra ja seda Pärnu linnameeskonna nime all, aga Vaprus asjad sedapidi, et Kalju peab esimesel poolajal ründama vastu päikest, ehk siis ka Vitali Terešile on päike silma. Ja seega, kuniks 0-0 püsib ja Vaprus mängib kaitses distsiplineeritult, on kindlasti sellest viiemehelisest liinist raske läbi murda, aga kui selline eksimus tuleb, siis on see muidugi kerge ja Lilju 16. minutil 1-0. 15. värav sel hooajal Nõmme Kalju väravamasinalt ja nagu öeldud, alustas oma Eesti karjääri Vapruse vastu ja nüüd kulus 16 minutit. Üks pallist mööda. Võtin seal, aga saab Ilves, et palli kätte, Ilves võtab ta maha ja see oli nüüd napilt väljaspool karistusala. Või oli seespool. Lilju on nüüd valmis versus Aland. 45 on täis tiksunud. Kuhu Lilju lööb jõuga ja Aland võtab ära selle. Alla nurka ja ei jõua ka jaole ning Aland hoiab Pärnut elus praegu. Hea tõrje alt nurgast ja see jääb ka esimese poole viimaseks sündmuseks, aga Aland tubli mees ja on väga terava söödu, aga see lüüakse puhtaks. Oi, mismoodi siit nüüd tuleb rikošetist Nõmme Kaljule teine ja Lilju lööb ikkagi oma ära. Mõlema värava puhul on õnne tal olnud, aga nüüd oli Aland täiesti juba teisele poole liikumas ja siis seal mehed sõlme ja kukutakse väga efektselt ning tulemuseks Lilju mahavõtmine. Villota, kas saab teise kollase? Nii on, punane kaart ja tuletame meelde, et esimese rääkis Villota endale siit tundus küll, et ise välja, nii et 56. minutil jääb veel Pärnu Vaprus ka Paide pealt hästi, et noored võivad päris tublid olla, aga ikkagi natukene kogemust on juurde vaja rohkem kui 1-2 mehe jagu. Kui siin võimalus ja 3-0. Kolmanda lööb ära ikka kesse muu kui Lilju, nii et kübaratrikk tänasest mängust Liljule ja kasvatab nüüd siis ametlikult ka oma väravate arve suuremaks kui Johannid üsna vaikseks jäänud mõlemal pool, huvitaval kombel ka Kalju pool. Vahepeal laulu lasti päris pikalt. Elhi võimalus ja 4. Ja tuleb siit Volkovile pea peale, nii et Volkov saab ka oma värava kirja ning Elhi on vasakult äärelt senderdajaks. Ja Volkov, kes tuli Lilju asemele. Ja selle mängu ikkagi otsustas lõplikult. Villota punane sealt edasi oli juba sisuliselt võimatu. Koval on midagi teha, kui siit tuleb 5. ja see tuleb üsna kergelt. Rimo Hunt saab ka enda oma kirja. Hunti karjääri üks lihtsamaid väravaid ilmselt ja väga ei tähista. 5 on käes, kas see 6 tuleb ka ikkagi ära 4. Et Kalju siin kordab seda, mis Levadia ees tegi. Veel on siit võimalus see 6 ka ikkagi ära lüüa. Hunt saab pöördelt lüüa ja sealt tuleb 6. Rimo Hunt. Palju pole väljakul olnud, aga näitab klassi. 2 tükki kirjas ja nii see nüüd paraku on, et 4. mängu järjest ja 3. korda järjest kui tabelisse. Et vähemalt ühes asjas on siis ära pandud. Levadiale 90 saab täis ja Tomi Rahula lõpetab ka selle kohtumise 90 minuti peal täpselt lisaminuteid andma ei hakka, sest